Tere kõigile! Järjekordne nädal on läbi ja ma pean jälle tunnistama, et kõige olulisemad ja kõige huvitavamad sündmused toimusid Eestis. Algaval nädalal saab Eesti uue valitsuse. Eesti saab uue peaministri ja uued ministrid. Muidugi on märgiline ja sümboolne, et Eesti saab esimese naispeaministri. Aga mina rõhutaksin veelgi enam seda, et valitsuses saab olema 7 ministrit, naisministrit. Kusjuures portfellid, milles nad hakkavad vastutama, ei ole ainult nii-öelda traditsioonilised pehmed portfellid nagu haridus, kultuur, sotsiaalküsimused. Nad hakkavad vastutama ka väga põhimõtteliste küsimuste eest ja julgeolekupoliitika eest välisministrina, rahandusministrina, justiitsministrina. Ma soovin kõigile ministritele ja peaminister Kallasele edu. Samas ei tasu olla naiivne. Jah, ühiskonnal on kõrged lootused ja ootused valitsuse suhtes, kus ei ole enam EKRE-t. Aga neile ei anta 100 kriitikavaba päeva ja nii see peabki olema. Kui meil on kriis, siis valitsus ei saa endale lubada 100 kriitikavaba päeva. Kui meil surevad inimesed iga päev COVIDisse, kui järjest rohkem inimesi kaotab tööd, kui ettevõtted pankrotistuvad, kui perekondadel on raske hakkama saada tingimustes, kus palgad vähenevad ja tööpuudus kasvab, siis selles olukorras ei saa valitsus lubada endale luksust 100 päeva harjutada, mõtiskleda ja tööks valmistuda. Tööle tuleb hakata kohe ja praegu. Ja teiseks, Kaja Kallas peab leppima sellega, et ta hakkab vastutama ka küsimuste eest, mis puudutavad Keskerakonnale esitatud kahtlustusi. Ta on peaminister ja Keskerakond on tema koalitsioonipartner. See oli tema otsus, teha koalitsioon Keskerakonnaga. Oli teisi võimalusi. Ta ei teinud seda. Ta valis Keskerakonna. Ja järelikult vastutab ta täpselt samamoodi, nagu vastutas Jüri Ratas selle eest, et otsustas teha koalitsiooni EKRE-ga. Nii et on ootusi, on riske, aga täna tahaksin ma soovida uuele valitsusele edu. Teie ees on suured küsimused, otsustavad küsimused ja isegi kui koalitsioonilepingust ei paista päris selgelt, mida ja kuidas te tegema hakkate, ma loodan, et te saate teha oma tegudega. Mina aga lähen auto peale, lennuki peale, ees ootab Euroopa Parlament, kohtume nädala pärast, soovin teile tugevat tervist, olge võimalikult palju värskes õhus, kandke kindlasti maske ja olge terved.